Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere, head kuulajad, käes on 6. aprilli hommiku täpne olla ja tehnoloogia uudiseid toob teieni Digitunni saade. Mina olen saatejuht Hans Lõugas, teine saatejuht Henrik Roonemaa ja meil on täna 3. osaline saates ka meie hea regulaarne külaline Meelis Väljamäe. Millest me täna räägime? Räägime sellest, et üleöö on vist kõik sektorid, inimesed hakanud kasutama videokonverentsi tarkvara Zoom ja eelmisel nädalal tuli tohutu suur murelaine sellepärast, et see on väga ebaturvaline tarkvara. Me räägime ka sellest, me küsime, et kas on päriselt siis tulemas uus normaalsus, et riik jälgib meie asukohta, millistes riikides see juba niimoodi on, millistes riikides ei ole ja milline võiks olla Eesti tulevik, nii et sellest me täna räägime. Vaatame peale ka mõnusatele digikuudistele, nagu näiteks uus asuse AMD protsessoriga sülearvuti, mis nüüd tõeliselt mängimiseks on nii hea, et pole vaja Inteli poole vaadata. Aga siis läheme kindlasti viiruse juurde tagasi ja vaatame, kuidas brittidel on sujuvalt õnnestunud ühendada 5G ja koroonaviirus ja mis sellest kõigest välja tuli. Digitund. Niisiis, räägime siis esiteks Zoomist, kes veel ei ole kuulnud Zoomist, siis palju õnne teile, te olete võitnud loteriipileti ja olete pääsenud Zoomist. Teile tutvustuseks, Zoom on videokonverentside tarkvara, kus inimesed saavad kokku, saavad rääkida, pidada koosolekuid, loenguid, tunde, kohvipause lausa tänapäeval tehakse, kõike tehakse. Ma olen näinud inimesed teevad isegi õhtusööke üle Zoomi, et istume kahekesi näiteks oma pereliikmega siinpool lauda ja meie vastas on siis üle arvuti, kus on meie külalised üle Zoomi. Aga eelmisel nädalal puhkas siis suuremat sorti möll selle üle, et Zoom on tegelikult ebaturvaline tarkvara, seda on ohtlik kasutada, seda ei tohiks kasutada. Ja äkki vaatame korraks sisse, kust kohast see mure kõigepealt tuli ja mis võiks lahendus olla. Jah, kuidas teil on endal kogemused muide Zoomiga on, et mina enne seda jama ei olnud Zoomi kasutaja üldse ja nagu sa Hans ütlesid, et siis ka mul on mitu sellist koosoleku linki juba tulnud. Ma olen Zoomi koosolekutel osalenud küll, et oma ettevõtte koosolekuid me peame teises keskkonnas, et ei ole vajadust Zoomi järele olnud, aga nagu me vaatame numbreid, et üle öö sisuliselt 10 miljonit kasutajat päevas asendus 200-ga. Et enne kui see kriis alkas, neil oli 10 miljonit, nüüd on 200. Ma ei tea, mis teie kogemused on, kas te kasutate Zoomi iga päevas? See on minu jaoks huvitav, et mina ka enne olin Zoomist niimoodi lihtsalt mööda minnes kuulnud ja ühe korra ühte koosoleku linkiga kasutanud, ise polnud kunagi installinud. Et meie firmas tehakse ka ikkagi enamus konverentse tehakse Microsoft Teamsi või Skype'i vahendusel ja kõigil on lihtsalt installitud, aga üllatav on see, et kuidas praegu ta on suutnud raketina taevasse tõusta ja järsku on oma kasutajate arvu nagu mitmekümnekordselt kasvatanud. Et see on nagu mina olen siis kolmandik sellest publikust siin saates, olen siis see, kes on Zoomi kasutanud ka enne seda märtsikuud, kui see läks raketina taevasse ja öeldakse, et Zoom on parema kvaliteediga ja lollikindlam kasutada. Ma nüüd ei kirjuta sellele alla, sest et tal on ikkagi omad konksud. Ja võib-olla räägimegi neist konksudest, et fakt on see, et ta on väga populaarne ja kasutatakse igal pool. Milles see probleem, miks räägitakse, eelmine nädal siis hakkasid võimendusid need jutud, et ta on ebaturvaline, siis kõige lihtsamat sorti probleem Zoomiga on see, et sa pead oma koosolekut või klassitundi või ükskõik mida ja sul tulevad sinna kohtumisele võõrad inimesed. Koosoleku laua taha tuleb veel keegi, keda sa pole kutsunud. Kuidas see võimalik on? No esiteks 2 lihtsalt mure. Esiteks on see, et kui sa teed oma koosoleku, siis sa ei pane sellele parooli peale. Ehk lukku ei pane kinni. Uks jääb lahti on ju. Ja tegelikult on see nagu lihtne öelda, et kasutajad on rumalad, et me kasutame valesti, aga Zoom on väga palju teinud niimoodi, et vaikimisi nagu seadetes oleks võimalikult lihtne teha koosolek lahti ja lihtne liituda. Klikid linki, oled sees. Ongi kõik. Mis tähendab seda, et kui sa teed selle ilma paroolita, siis kui see link levib kuhugi,
siis tuleb igaüks, kes sinna sisse. Ja kui see võõral ei ole ka üks veebikaamerat tööl, siis ta jääb siukse musta ruuduna kuhugi ja sa võib-olla ei märkagi, et. Sa arvad, et see on Tarmo sealt logistika osakonnast? Tegelikult võib olla küll Tarmo, aga teise firma logistika osakonnast. Täpselt. Okei, ühesõnaga pange oma koosolekutele paroolid peale. No täpselt, lihtne on, pange uks lukku, kui lähete kuskile tuppi ja ei taha, et tuleks võõrast sisse. Okei, räägi edasi. Ütleme, mis käib sellega baaris tegelikult on see, et kohtumisel on oma ID ehk number ja kui keegi seda numbrit näeb, siis ta võib proovida siseneda. Kõlab nagu väga elementaarsena, aga nii see on, et kui sa nüüd panna baari selle eelmise murega, et sul ei ole esiteks parooli peal ja teiseks sinu kohtumise ID levib maailmas, näiteks paned sotsiaalmeediasse pildi, et jõle äge koosolek Zoomis, siis jällegi võõrad on platsis. Okei, no see selleks. Tegelikult neil oli veel mingid veidraid muresid, näiteks Maci mehed siin kurtsid, et see, kuidas Zoomi installitakse macOS-i operatsioonisüsteemi, et see on umbes lähedane protsess nagu pahavara ennast installib kuni selleni välja, et või see Zoom üritas esineda süsteemina ja küsida mingisuguseid õiguseid kasutajalt ja ühesõnaga ei olnud ilus. Ja edasi tegelikult, kui USA meedia hakkas seda Zoomi niimoodi turvalisust lammutama, et siis nad suhteliselt kähku leidsid ka üles ühendused Hiinaga. Zoomi asutaja ja praegune juht on Hiinast pärit, küll ammu juba USA-s, aga ikkagi Hiinast pärit ja vähemalt üks suurtest riskikapitalifirmadest, kes Zoomile on raha andnud, on ka Hiina taustaga, kuigi ülejäänud ei ole, et ta ei ole kuidagi nagu Hiina kontrolli all, aga see Hiina ühendus on seal olemas. Ja nad leidsid, et osad turvavõtmed genereeritakse näiteks Hiina serverites. Osad turvavõtmed siis Zoomi koosolekute kõnede jaoks ja see võib tähendada, et kui Hiina valitsus tahab, et siis või nõuab, et siis Zoom on kohustatud välja andma. Selle ümber on selline segadus ja osa kõnesid on ka läbi Hiina käinud ja Zoom on ise öelnud, et see oli viga või et kogemata ikka tehnoloogias juhtub. Ja seda Hiina ühendust on proovitud nagu Zoomile peale kleepida küll, aga ärme unusta, et see Zoom ei ole mingi müstiline asi, mis nagu täna välja kargas. Zoom läks aasta aega tagasi USA-s börsile ja täpselt. On viimase laine tehnoloogiafirmadest, kes börsile läksid kõige tuntum, kõige kuulsam, see hype oli väga suur, eks ole, Zoomi aktsia on väga hästi läinud, see on väga tuntud, eriti nüüd jah, aga ta on ikkagi ka kogu selle viimase aasta või isegi rohkem on olnud väga tuntud suur USA tehnoloogiafirma, mis on avalik ettevõte. Ja ega tegelikult ju ongi nii, et miks laiem avalikkus sellest väga palju kuulnud pole, ongi see, et tegemist on firmadele ja äridele suunatud teenusega ja tasulise teenusega enamasti. Praegu on mingisugune tasuta versioon olemas, sellepärast et inimesed praegusel hetkel saaksid nagu olla ühendatud omavahel, aga tegelikult on tegemist ikkagi äriteenusega ja sellepärast nagu see levik võib-olla ongi nagu tavainimestele selline üllatusena tulnud. Aga iseenesest on üks süüdistus ka see, et nad ise väidavad, et nad on otsast otsani krüpteeritud, mida nad tegelikult ei ole, ei saagi olla, sest nad ei saaks oma teenust pakkuda, nagu nad seda pakuvad, kui ta oleks krüpteeritud, eks. Ja sealt tuleb ka see mure selle Hiinast läbivate kõnede pärast, aga ma parandan selles mõttes, et nad väitsid veel eelmise nädala alguses, et nad on siis otsana krüpteeritud, aga mis on positiivne märk selle kõige juures, et vähemalt nad ei jätka seda maskeraadi või siis teistpidi heatahtlikumalt öeldes, nad siis ikkagi on pühendanud sellele, et teatasid, et nad panevad kogu uue arenduse seisma, ühtegi uut funktsionaalsust ei tee ja pühendavad siis kogu arendusjõu sellele, et kõik need probleemid nagu ära parandada. See on hea märk. Ma loodan, et nad suudavad ära parandada ka selle vea, mis nüüd veel viimasena umbes välja kaevati, et kuna nad kuidagi numereerivad need faili nimesid oma koosoleku salvestustele, panevad mingisuguse loogika järgi, siis on võimalik põhimõtteliselt ära arvata neid faile ja ongi väidetavalt tuhandeid ja tuhandeid Zoomi koosolekuid nõnda internetti nagu lekkinud ja no see kõik on nii veider ausalt öelda, et aasta aega on see firma olnud USA-s tehnoloogiapressi jaoks täiesti igapäevane nähtus ja alles nüüd siis hakatakse avastama, millise erilase pesaga tegelikult on tegemist. See hea siis, et praegugi, aga paneb tõesti ikkagi küsima, et mida siis aasta aega tagasi tehti. Ilmselt nad ei nemad ega ka ajakirjandus ei olnud selleks valmis, et tegemist
oli piisavalt väikse tegijaga siiski, kuigi ta oli populaarne ja edukas, et ei olnud nagu piisavalt, nendele tuli see populaarsus endale ootamatult ja loomulikult tuli ka siis selline silma peal hoidmine ootamatult kõigi jaoks. Aga no vaata, Meelis, kuidas ütleme Facebooki ja ma ei tea, Google'i kallal on rapitud kogu see viimane aasta, eks ole. No vaata, kui suuremad on. No ma olen nõus jah, eks ole, absoluutselt. Aga et samas Zoom on korda tees ebaturvalisem ja neid probleeme tundub seal olevat väga palju, eks ole. Ja kedagi pole seni nagu huvitanud. Aga Eestis antis ju, kes oli MKM, Hans, või kes andis välja soovituse või lausa käsu mitte riigi asjade ajamiseks Zoomi koosolekuid kasutada? No vot, see on tegelikult see koht, kus me võiks nagu nüüd võib-olla kuulaja öelda, et kas me siis ütleme, et see on okei või mitte, et igasugune inimene, kes töötab andmetega, millele on mingi piirang peal, olgu ta siis riigiametnik, kus on, ma ei tea, asutusesisene kasutus või veel rangem on ju, noh siis tuleb muidugi mõelda, et äkki oleks midagi paremat. Samas, kui mina nüüd võtan sellest lähtekohast, et kas ma ei tea, klassitundi või kohtumist sõpradega pidada mingisuguses keskkonnas, mis tegelikult ei tööta või Zoomis, siis mina praegu ütleks, et Zoom on kasutatav ja seda võiks kasutada. Et minu seisukoht nagu ei ole see, et tuleks Zoomi kasutamine homsest kõigil ära lõpetada. Ei, kindlasti mitte. No riigi küberturvalisuse poliitika juht Raul Rikk igatahes on saatnud laiali riigiasutustele kirja, kus öeldakse põhimõtteliselt, et kasuta Skype for Business lahendust, mis on majutatud asutuse IKT taristul, ehk see on sinu enda kontrolli all. Ja seal põhimõtteliselt ka ikkagi öeldakse, et need muud asjad, Zoom ja Skype ja mingid pilvepõhised asjad, et käsitle seda koosolekut, kui nagu see oleks avalik. Et ühesõnaga, et parem mitte teha, aga see on riik ja ma olen siin tegelikult nõus Raul Rikiga, eks ole, et kui riik ajab oma asju niimoodi, jah, et neil on mingid oma vahendid, aga kui me nüüd küsime, et kas need Zoomi probleemid on sellised, et me peaks ütlema, et Eesti koolid, ma ei tea, Euronics kasvõi nüüd ei võiks pidada oma koosolekuid Zoomis, kui nad tahavad või Geenius näiteks. No sinna on ikka küll, see ei ole küll. Ma arvan, et ka mina ei peaks oma töökoosolekuid Zoomis, sellepärast, et kui seal ikka kes iganes võib neid pealt kuulata juhuslikult. Pane parool. Ja, no seda küll. Aga ühesõnaga koolitunde võib anda, ma arvan, et kui mõned häkkerid tahavad ka geograafiatundi kuulata, siis jumala eest. Koolitundide puhul on ju see, et mida lihtsam see kõigi jaoks on, seda parem on. Aga ma arvan, et see Zoom muide saab ka korda. Nad ei saa endale, see on ikkagi unicorn on see ettevõte, eks ole, väga unicorn. Nad ei saa endale lubada, et see jama niimoodi jätkub. Ma arvan, et nad teevad ennast nii korda kui võimalik. Aga ma ei tea, lähme siit pausile ja siis vist lähme teiste teemadega edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja võtame nüüd ühe järgmise teema, mis on meie antud olukorra elukorralduses võib-olla veel põletavam kui see, et mille kaudu pidada siis üle interneti kohtumisi. Ja küsimus on selles, et kas on muutumas normaalseks, et riik jälgib oma kodanike asukohta suurema ja väiksema täpsusega või lausa pidevalt selleks, et siis vähendada riski, et meie pandeemia levib. Ja selle, et me saaks tervisega olukorra asjad korda, kas see me oleme nõus ohverdama oma privaatsuse, võiks teistpidi küsida. No ma küsin su käest, sa oled teinud väikse välisajakirjanduse ülevaate. Milline olukord maailmas on? No vaata, ütleme siuke libe kallapoole, tundub mulle. No, aga too näiteid. No näited on, meil on väga lihtsad näited siit ida poole vaadates, et Hiina kasutas seda väga massiliselt, aga lähemalt ida poole vaadates siis Moskvas, mis süsteem on tehtud selline asukoha jälgimise piirangusüsteem nendele, kes on siis kas haiged või haiguskahtlusega karantiinis, et peale siis äpi kasutatakse üle kogu linna kõiki avalikke turvakaameraid selleks, et näotuvastusega vaadata, et see inimene peaks olema karantiinis ja liigub hoopis ringi. Ja üks inimene kurtis, sai vist lausa BBC-ga rääkida, et läks õue prügiämbrit välja viima, mille peale helistas kohe politsei talle. Et absoluutne jälgimine, okei. Võib-olla ida pool on see, mingis mõttes see meid ei raba, aga Euroopast, mis on väga huvitav, on mida Poola teinud, et Poola on kasutab siis sellist äppi neide jälgimiseks, kes on nakatunud, on palju meetmeid, soovitavad või siis on antud ette nendele, kes on nakatunud, et kasutada äppi, kus sa pead raporteerima oma asukohta, tehes äpiga selfie, mida näeb siis võimud
ja ühtlasi ka äppi installides pead andma talle loa siis kogu aeg jälgida oma asukohta, kus juures riik säilitab need andmed siis aastateks. Et noh, see on Poolas tekitanud ka väga suure vastulöögi või sellise tagasilöögi selles mõttes, et need meetmed, mis võiksid olla ülimalt efektiivsed nagu meditsiinilises mõttes, ei ole meil demokraatlikes riikides ikkagi vastuvõetavad, kuigi ma näen üha rohkem ka Eestis selliseid arvamusi, et see küll see tuleb, see on normaalne, me peame selle üle elama, mis on nagu kahtlane. Küsimus ju selles, et kui kaugele me oleme oma tervise nimel nõus minema ja ma arvan, et siit ilmselt võiks minna see piir, kus igal ühel võiks olla piisavalt mõistus peas ja oma vastutus, et ei rikuta riigi poolt antud soovitusi ja käitumisjuhiseid niimoodi, et selliseid asju peaks kasutusele võtma ja ma arvan, et see kuskilt läheb see piir, kus tegelikult ikkagi ei peaks nagu päris nii hulluks asja ajama. Poola näide on eriti drastiline, miks on vaja riigil neid andmeid hoida alles 6 aastat, eks, et see on nagu veits jabur. Ja pluss, mulle tegelikult tundub, et me oleme siin sellises olukorras, kus meie nagu tehnoloogia inimestena arutame, oleme võtnud ühe lõigu on ju sellest laiemast küsimusest ja arutame tehnoloogia vaatepunktist selle üle, et tegelik küsimus on ju, ma arvan nagu see, et milline ühiskonnakorraldus võimaldab üleüldse seda, et ühiskond niimoodi lukku panna, nagu näiteks Hiina on seda teinud. Et me ilmselt peame siin küsima, et kas läänelik demokraatia, mis ülistab isikuvabadusi ja seda, et mul on mingisugused õigused, kas või õigus ringi liikuda, kui ma tahan, või õigus kohtuda inimestega, et inimestel on see esmane tunne, et mina olen vaba ja mina otsustan ja mind ei saa kuskile nurka lukku suruda, on ju. Mind ei saa lihtsalt käskida, et istu nüüd 3 kuud 4 seina vahel. Et kas sellised ühiskonnakorraldused üldse võimaldavad niimoodi seda viirust tõrjuda, et on olemas teistsugused riigid, kus riik ütleb, et nii, nüüd ma ei tea, 100 miljonit inimest istub kodus ja siis nad ka istuvad kodus. Läänes ei ole ju tegelikult üksikisiku huvid versus ühiskonna huvid, eks ole, kuskilt läheb piir, kus üks ületab teise või trumpab teise üle ja loomulikult, kui asi läheb nii kriitiliseks, et indiviidid ei saa nagu aru, mis nad tegema peavad, siis tuleb nagu kuidagi seda mingisuguste seaduste meetmetega kasutada. Mina muidu arvan, et siin on olemas ka tegelikult, kui me nüüd istuks natukene ja mõtleks ja võtaks meist 3 palju targemad inimesed kampa, et on võimalik välja töötada lahendus, kus hundid on söönud ja lambad on terved, kus on seda võimalik teha anonüümselt. Ma tahtsin just jõuda tegelikult, et ühe välisuudise raporteerimiseni veel Austrias vist on see initsiatiiv ja Saksa ja Austria ülikoolidega. Nad püüavad siis teha sellist äppi, mis on sarnane Aasias kasutusel olevatena, et sa kasutad seda enda kontaktide nii-öelda markeerimiseks, kas või niimoodi, et näiteks telefonides, kus 2 telefoni, mõlemas on see äpp olemas, nad lokaalse Bluetooth signaali järgi püüavad siis teha kindlaks ja hoida need andmeid sellisel moel, et sinna ei saa 3. osapool ligi või kuskil keskses serveris. Aga kui sa siis oled ise nakatunud või kellega sa oled kokku puutunud, on nakatunud, siis saad sa teada anda selle kohta. Aga ilma, et siis oleks üks keskne riigiasutus, kes nii-öelda piltlikult öeldes hoiab kõigil inimestel silma peal, et selle suurt venda ei oleks. Tegelikult on üks küsimus ka see, et kuidas need andmed töödeldakse, et tegelikult kui ma pean ikkagi iga poole tunni tegema selfie tegema selle kuskile riigi serverisse üles laadima, siis keegi ei jõua neid tag'e vaadata, et kas ma tegelikult olin kodus või olnud, eks. Ja teiseks on see, et kui ma ikkagi tahan nagu väga välja minna, siis ma nii tark on ikka, et telefoni jätan koju ja lähen käin õues ära see pool tundi. Ja selfie tehakse sinu abikaasa teeb su näofotost seal. Just. Ma arvan, et kui iga sekundi tagant ei saa selfie teha, nii et ma arvan, selle õues oleku hetke ilmselt leiaks ja jõuaks ka nakatada seda jookselt päris paljusid inimeseks. Absoluutselt. Ja pluss nagu me näeme, tegelikult statistikat saab teha ka väga anonüümselt, et tegi Elisa ju andis avalikult sel nädalal oma numbrid välja, kust oli näha, et palju inimesed on rohkem koju jäänud ja andis ka Google selle välja, nii et kes tahab Google.com, /COVID-19, /mobility, paljude maailma riikide kohta, nende hulgas ka Eesti kohta on Google'i statistika ju väljas ja Google teab väga hästi, kus me liigume ja kus me ei liigu. Aga me peame siin kohal nüüd tegema pausi, sellepärast, et loodetavasti on reklaamiandjad juba ukse taga ootamas ja prõmmimas, et ka oma teateid siia mängida. Me oleme varsti tagasi.
digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund on tagasi eetris ja vaatame nüüd korraks ka mõnedele helgematele uudistele otsa, kui võiks nii öelda, et mis toob rõõmu või mis võiks kohe lähipäevil rõõmu tuua. No esiteks räägime uuest Asuse sülearvutist ja mitte lihtsalt niisama sülearvutist, vaid ühest tõelisest elajast, võiks öelda Asus ROG Zephyrus G14. Sisaldab siis oma südamest tuksub tal AMD vastus Intelile, võiks nii öelda või? Jah, no see on viimase aja üks huvitavamaid sülearvutid, ma ei tea, kui palju seda Eestis, ilmselt on nüüd millalgi tuleb, eks ole, me ei tea, palju seda Eestis nagu müüakse, aga tegemist on täitsa fenomenaalse masinaga selles mõttes, et üle, ma ei tea, mis aja, ma ei ole protsessori spetsialist, ma julgesin öelda, et esimest korda ajaloos, aga üle väga pika aja on nüüd siis AMD protsessor sülearvutis, mis on igatpidi parem kui Inteli oma, ehk ta on igas asjas kiirem ja aku peab ka väga hästi vastu ja hind on mõnus ja see arvuti suudetakse ka enam-vähem ära jahutada. Nii et tegemist on siis tegelikult väga võimsa arvutiga, kus on mängimiseks sobiv väga hea graafikakaart Nvidia 2060 ja on see uus Asuse protsessor, see arvuti ise on suhteliselt õhuke seal 1,8 või kuni 2 sentimeetrit ja kaalub seal selline 1,6-1,7 kilo ehk suhteliselt pisike, suhteliselt õhuke, aga ülivõimas arvuti ja saab seda ka 120 Hz ekraaniga. Nii et kui mina oleks täna selline, ma ei tea, näiteks tudeng või õpilane, kes tahab arvutit, millega saab käia koolis, loengus konspekti toksimas ja saab mängida kõige uuemaid 3D mänge, nii et need näevad väga head välja, siis ega väga midagi võtta ei oleks. See ei oleks võtta. Või sina oled ka jälginud seda protsessi? No on jah, aga see konkreetne masin on iseenesest nagu oma hinna ja omaduste suhte poolest, eriti protsessori võimsuse poolest nagu ikkagi praegu päris, ma ei tea, kas ületamatu, aga üks parimaid ja üllatav on jah see, et siiamaani meil on näiteks müügil sama arvuti eelmine versioon, kus on siis eelmise põlvkonna AMD protsessor, mis on ka võimas, mitte küll nii võimas, aga nende häda on see, et nende akud ei kesta nii hästi kui Inteli. No tegelikult mänguri arvutitel üldse, eks ole, akud ei kesta väga kaua, sest arvutid on väga võimsad. Aga üldiselt jah, et Intel kipub nagu, kui teha nagu vähem võimsust nõudvaid asju, siis nad on kestnud nagu kõvasti paremini kui AMD protsessoritega arvutid, kuskil kolmandiku võrra on AMD tavaliselt kestab vähem kui Intel. Sõltub muidugi konfiguratsioonis ja jahutusest, aga iseenesest sellel nüüd uuel mudelil on siis see, et ta kestab kas sama kaua või isegi paremini kui Inteli sarnase võimsusega või natuke lahjemad protsessorid, nii et üllatus. Ma ei tea, ütleme, mis ajal ja mis hinnaga ta Eestisse müüki tuleb, aga mulle tundub, et sellest võiks saada selline teatud tüüpi kasutaja jaoks selline kinnisilmi lollikindel ost. Jah, kui sa tõesti tahad mängida või tahad teha midagi jõudlust vajavat, eks ole, Photoshopi, ma ei tea, Premiere'i midagi. Videotöötlust, kõik YouTuberid. Ja seal juures selliselt, et sa saad seda ka kaasas kanda, kus on vaja sellist suhteliselt kerget masinat, sest et neid väga võimsaid, millel aku väga hästi kesta, aga mis on nagu väga võimsad, on ju tegelikult teisi, aga nende hinnad on kallimad ja nad kaaluvad väga palju. See Asus on kuskil 1500, kui ma ei eksi, eks, või natuke. Jah, see ei ole, ma ei leidnud Euroopa ametlikku. See, mis on siis RTX 2060 graafikaga on kuskil $1500, ma arvan, et eurodes võib tulla natuke üle. Aga ta on selline 13 oli see MacBook Pro hinnaklassis. Jah, aga tal on olemas ka odavamaid mudeleid vähe lahema graafikaga ja natuke lahema protsessoriga, aga samuti okay. Aga ühesõnaga, et sa maksad, põhimõtteliselt on sul, mina arvan, et sul on nagu PC maailmas, kui sul on vaja sellist võimsust, on ju. Et kui sa tõesti teed midagi, mis on enamat kui lihtsalt teksti toksimine. Sul on valida Maci ja selle vahel ja muidu nad on enam-vähem samas hinnas on ja ma arvan, et ka see kaal ja paksus ja see on samas klassis, aga Maciga sa ei mängi ja sellega mängi ja ta on igatepidi märgatavalt võimsam kui sama rahast Mac. Mac on omad eelised, aga siin on jah nagu mängijuritele või selliste foto-videotöötusega tegelevate inimestele on see nagu kindlasti parem valik.
Hans on üritanud tükk aega midagi. Ei, ma ole kuulangi teie hinna arutelu väga pikalt, sest see hind on ju tegelikult võtmeküsimus, aga kui see 1500 või pluss natuke on välja maksta, mis sa Meelis ikkagi prognoosid nende tarneahelate kohta, et kas ja kuidas see üldse jõuab Eestis? Ei oska öelda praegu, mul ei ole küll mingit täpset ülevaadet, aga tarnetega on teatavasti suuri probleeme ja nad on kaootilised, et vahepeal pole midagi saada, siis jälle tuleb ja siis jälle kaob ära, nii et tegelikult hinnas kui pannakse tehased järjest käima, aga see backlog on ka päris pikk, et meil on nii-öelda eelmisi mudeleid igasuguseid, mis on praegu ka tegelikult nagu täiesti aktuaalsed, on laos küll ja piisavalt, aga jah, uute saamisega, eriti päris uute mudelitega, mille kindlasti tootmise tempo on aeglasem, kui ta vanasti oli, on kindlasti kõige probleem. Võtame ühe ristvara uudise veel, mis meil on sellest nädalast. Uus iPhone SE, mis kuidagi pool veidralt nagu lekkis Apple'i saidilt. Väga veider jah, tõesti, sellepärast, et ilmus ühe Belkini telefoni ümbris Apple'i ametlikku e-poodi, kus oli kirjas, et see sobib ka 4,7-tollisele iPhone SE-le. Sellist telefoni ei ole olemas. Veel ei ole jah, et aga leiti vist ka teine näide veel jällegi sealt veebist, ehk siis see kõik on meil hetkel saate salvestuse ajal kuulujutt, aga lähipäevil või kohe peaks välja tulema siis see, mida ameeriklased kutsuvad entry level iPhone ehk siis kõige soodsam uus iPhone. No siin on tegelikult vahepeal, et ega ei ole tulnud meie saate algusest alati. Ja Meelis. Ja tegelikult siin on mitu nagu pointi, et esiteks on see, et loomulikult Apple'il on nagu häda käes, sest et kõik nii-öelda ostetakse ju tegelikult, mitte ainult Apple'iga, näiteks Samsungil on sama probleem, et nende tipptelefonid on kallid ja neid väga ei ostetakse odavamaid, eks ole, mis on piisavalt head ja tänu sellele on neil vaja sinna odavasse otsa, eriti sellistes riikides, kus väga palju inimesed maksta ei jaksa, Indias ja nii edasi, Lõuna-Ameerikas, on vaja sellist mudelit. Teiseks muidugi näitab seda, kuidas Tim Cook on jätkuvalt tootmisgeenius, ehk siis saavad ära kasutada väga palju olemasolevaid ja praegust väga odavaks muutunud juppe teenida kõvasti kasumit. No ja lisaks see, et suurus on hea. Ja sa viitad sellele, mida me kuulajale polnud veel öelnud, aga selle kuulujuttude kohaselt näeb see siis välja identne või ongi võib-olla tegelikult identne iPhone 7 ja iPhone 8-ga, millel tuleb teile silme, et ehk vast küll on taga üksik kaamera rõngas ja siuke väike ja salatelefon ja nagu sa ütlesid, siis esipanelil on ikkagi see nupp sõrmele lugejaga, sõrmele lugeja, ilmselt, aga ei tea. Ongi nagu see optimeerimise küsimus, et kuna iPhone 7 ja 8 on tegelikult jätkuvalt müügil, mitte küll Ameerikas vist 7 enam ei müüda, aga siin meie kandis teisi edukaid toodetakse ka, mis tähendab seda, et neil on suurepärane võimalus nüüd öelda, et näed, meil on praktiliselt sama raha eest või natuke kallimalt täiesti uus mudel teile pakkuda selle 3 aastat vana mudeli asemel. Ja tegelikult saavad ka jagu sellest probleemist, et kuidas müüa odavalt toodet, millel juppe võib-olla ei ole saada, et ilmselt see vana protsessor, nad ei tahaks seda väga toota või laod saavad otsa, eks ole, et sellepärast saavad nad see natuke uuema sisse panna ja sama korpust edasi kasutada või saada väga sama liini, eks ole, põhimõtteliselt. No jällegi minnes nüüd ühe prognoosi pealt, siis peaks sinna sisse minema ikkagi A13. Just ma räägingi, et nagu uuemat sisu, aga sama liini. Või uuem üldse. Ja. Et, nagu me siin eelmisest lõigus või just mõned minutid tagasi rääkisime sellest sülearvutist, mille kohta mina arvan, et see võiks saada selliseks lollikindlaks ostuks, siis mulle tundub, et kui me väga ebameeldivat üllatust nüüd Apple ei tee meile selle telefoniga, siis see võiks saada ka paljude inimeste jaoks täiesti lollikindlaks iPhone'iks, et lähed ja maksad oma, no mis me ütleme euro hinnaks Meelis, 499 või? Sinna kanti võib-olla praegu ei tea. Ja praktiliselt ikkagi poole vähem kui jah, ja eks ta ilmselt võtab turgu ära need odavatelt mudelid 11 tavaliselt, eks, ja siis selle eelmiselt RX-ilt, mis on XR-ilt. Ja võib-olla võtab ka Androidilt midagi, et kes teab, on ju. No kindlasti, jah. Jah, et on täitsa lollikindel osta. Ma ei usu, et Apple siin mingisuguse tohutu suure fopaa teeb, aga seal on see ihtsuse moment tuleb, on ju, et äkki nad on mingisuguse, ma ei tea, kaamera on pandud väga halva. Seda ma ka ei usu. Midagi võib olla seal väga halva. Kindlasti halvem kui tippudel, aga Apple'i kaamerad, iPhone'i kaamerad ei ole kunagi ammu on väga halvad olnud, on väga head olnud. Võib-olla see XR-i kaamera võib olla, mis oli siuke hea kompromiss tegelikult. Just. Ja ei, ma lihtsalt tahtsin öelda, et see võib juhtuda lihtsalt, et Tim Cooki nagu ihtsus on saanud temast võitu mingisuguses kohas ja me leiame sealt mingi absurdse asja, mis ma ei tea,
50 sendi kokkuhoidmiseks on pandud lihtsalt väga halb. No, eks me näe, aga samas vaadates nagu eelmist SE-d, siis tegelikult ega seal nagu väga palju kompromissi ei olnud selle ei olnud jah, see oli ju legendaarne telefon. Aga meil on muide aeg teha jälle pausi, siis lähme edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja vaatame veel korra uudiseid, mis meil on eelmisest nädalast silma jäänud, võib-olla Eestist üks väga huvitav uudis, mida Riigi Infosüsteemi Amet hõikas välja oma kommunikatsioonikanalitest, et on valmis saadud uue keskkonnaga, mille nimi on vestlus.riik.ee ja mis sisult kujutab endast siis veebijutukat või suhtluskeskkonda, kuhu saavad sisse logida automaatselt kõik Eesti inimesed, kellel on siis isikukood või siis mis iganes mobiilne identifitseerimisvahend. See on muide mitte vestlus.riik.ee, vaid vestlus.eesti.ee. Sa ütlesid vist riik.ee, kui ma ütlesin valesti. Kõrv õigesti tabas. Täpselt. Jah, vestlus.eesti.ee. Et algupäraselt Riia siis teadselt lõid selle nii-öelda oma töötajatele kaugtöö tegemiseks, nii et suhtlus ei peaks olema kuskil välismaises teenuse serveris, aga see on avatud kõigile, kellel on siis mingisugune asi, ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID, e-residendid peaks sisse saama, mis iganes, tähendab siis selline koht, kus sa võid kohata teist eestlat. Miks see on hea nüüd sulle, mulle, meile siin kuulajatele? Kas ta peaks olema koht, kus me kõik eestlased hakkame iga päev rääkima, ma ei ole kindel, et see nii on, aga e-riigi koha pealt, e-riik, mis hetkel on sulgunud oma kodudesse ja ei käi koos, siis ta võib olla selline väga huvitav eksperiment, et kogu riigis ükskõik kellega sa tahad kontakti saada ilma midagi installimata või kommertstarkvara kasutamata, siis seal saad. Ja, no siin... See kasutab siis vabavaralist Rocket Chati tarkvara, mis on tegelikult väga levinud ja seal sees on muide ka vabavaraline videokonverentside tarkvara, mille nimi on vist Jitsi, et väga selline open source Linuxi põhine nagu lähenemine, mille töökindlus ei ole kindlasti 100%, aga väga minust täitsa huvitav asi, mida katsetada. Ja sest Jitsit peetakse tegelikult väga heaks, ta on lihtsalt väidetavalt veidi keeruline, aga üldiselt kvaliteedi poolest pidavat olema väga hea toode. No ja omalt küsimus on, et kas või kellel seda vaja on, et ma seal vaadates kasutajate arvu, et selge on see, et pool Eestit sinna praegu tormanud ei ole. Isegi ei ole ka protsenti Eestit, et ühesõnaga kasutajaid on vähe, käib selline vaikne vestlus selle üle, mis teenus see selline on. Miks seda vaja on, aga võib-olla on tehtud mingid privaatkanaleid, mida me ei tea ja võib-olla ongi riigiametnikel vaja seda kasutada. Ma ei oska selle kohta rohkem midagi tarka öelda. On olemas? On. Mis veel on uudist? Võib-olla siin on siis, kus meie Digitunnis saame esindada seda avaliku kanali rolli, et kutsuda inimesi üles tervele mõistusele järgneva uudise juures, mis räägib sellest, et paljud inimesed erinevates riikides on hakanud seostama meie praegust tervisekriisi ja nakkushaiguse levikut täiesti seostamatu teemaga, milleks on 5G sidevõrgud. Ja Suurbritannias on rünnatud mitmeid 5G maste ja seal on mingid tulekahjud olnud, et seal on midagi põlema pandud. Ja lisaks on ähvardatud tehnikuid. Ja ühesõnaga kuidagi kellegi peas on nüüd kokku pandud tõesti 5G ja koroonaviirus ja on olemas mingi teooria, mis ütleb, et 5G kuidagi pärsib inimese immuunsüsteemi ja on olemas ka mingisugune teine väide, mis ütleb, et see viirus levib 5G võrgu raadiolainete sees ja valib selle kaudu oma ohvreid. No sellist sama isegi keeruline ümber lükata. Me oleme nagu kõik koolis käinud ja ma arvan, et põhikooli füüsikast ja keemiast peaks olema piisaba selleks, et aru saada, kui jabur selline väide on. Ühesõnaga, et viirused ei levi mobiilivõrgu kaudu, vähemasti need, mis inimesed inimesena nakkavad. Tehnoloogia, telefoni ja arvutisse võib tulla sealt viirus.
ja see on teine asi on ju küll, aga mis puudutab 5G-d, siis selle kohta üks Prantsuse telekomi ettevõttega endine töötaja rääkis, et selgitas seda, kuidas paljudes Prantsusmaa väiksemates linnades asulates on samasugune mure, et pannakse püsti uus mast, näiteks siis 3G puhul pandi 4G ja nüüd siis 5G jaoks ja siis inimesed kaebavad, et neil on peavalud seal ümbruskonnas, kutsutakse kokku koosolek keset linna, telekomi firma esindaja tuleb sinna, öeldakse, et mida te teete, miks sellised probleemid on. Ja siis telekomi firma ütleb, et me panime masti püsti, aga see ei ole veel ühendatud mitte kuhugi. Ja pärast seda kaovad need peavalud. Pole sisse lülitatud, aga ju inimestel juba pea valutab. Muide 19. märts avaldas Tele2 oma Facebooki lehel Eestis postituse, kus märgiti ära võrgumahtude suurendamine ja ühes lauseks korraks ka 5G Eestisse toomiseks valmistumine ja sinna alla hakkas tekkima sadu kommentaare, mis kõik olid negatiivsed. Näiteks me Geeniuses kirjutasime sellest artikli, häbi, uurige enne 5G kohta, see mõjutab ju ka teid ennast. Miks see internet peab kiirem olema? Miks inimeste tervise hinnaga? Küsis üks kommenteerija. Ja teine ütles, et paigaldamine ja eriti praegu koroonavarjus on inimsuse vastane kuritegu. Ma arvan, et esiteks ma tahaks küsida, et kas kuskil keegi hõõrub rõõmust käsi kokku ja on selle taga, et inimesed on 5G vastu. No. Ja teiseks ma arvan, et meie silmad näevad väga varsti ära 5G ümberbrändimise. Noh, ma ei tea, kas ümberbrändimine iseenesest aitab, aga võimalik see on. Aga samas selle Tele2 postituse näitel on ju selgelt näha, et trollifarm töötab, eks ole, siis on tegemist organiseeritud tegevusega. Aga kes organiseerib sellist jama? See on hea küsimus. See on uurival ajakirjandusel hea päht. Sherlock Holmes ütleks jah, et me näeme, et keegi seda võib-olla teeb, aga kus on motiiv? Ma ei oska seda kuskilt otsida seda motiivi. Võib-olla lihtsalt kellegi on igav, kas see võib olla motiiv? Ma kahtlustan, et ise kahjuks on siin seotud väga sellised baasinimlikud nähtused nagu hirm ja teadmatus ja harimatus koos. Ehk siis kui sa oled sellises olukorras, mis on väga erakordne, nagu meil praegu on, sellega koos käib teadmatus, et sa tegelikult ei tea, kuidas asjad töötavad ja ei oska ka leida usaldusväärset infot, siis sa kipud uskuma selliseid kuidas öelda, grupi mõtlemisega väljamõeldisi, et 5G võib siis inimeses panna viiruse levima ja mida enamat. Ma kipun kahtlustama inimlikku siis rumalust, aga kui ise on organiseeritud kellegi poolt, see oleks muidugi veel erakordsem. No tõsi ta on, aga küll aga on organiseeritud nüüd kuidagi niimoodi, et meie saateaeg on läbi. Ma ei tea, keda me sellest peaksime süüdistama ja kelle huvi see on, aga kahjuks me oleme sunnitud sellele alla vanduma ja oma saate ära lõpetama. Olime eetris täna ja loodetavasti oleme eetris ka nädala aja pärast, nii et kuulmiseni. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.